Aitäh! Austatud kolleegid, austatud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Kas te kujutate ette ühtegi riiki, kus siis tullakse võimule, esimesel aastal tõstetakse käibemaksu ja tulumaksu 20%-lt 22%-le, siis avastatakse, et Exceli tabelis olid arvutused valesti tehtud, ei osatud 2 + 2 kokku liita ja siis järgmisel aastal tõstetakse käibemaksu ja tulumaksu veel 2 protsendipunkti ja juba 24%-ni. Kas te kujutate ette riik, kus selline asi saab toimuda? Aga see kahjuks toimub meil siin, meie Eesti riigis. Sest praeguse valitsuse jaoks inimesed ongi osa Exceli tabelist. Ja siis nad pole suutelised isegi oma Exceli tabelis 2 + 2 piires arvutada. Ja siis tuleb meil valitsusremont, tuleb peaminister, kelle partei ise on kõiki need makse tõstnud ja ütleb, et teate, keegi peab ikkagi selle maksufestivali lõpuks ikkagi lõpetama. Ja peaminister ütleb, et teate, nüüd me kaotame ettevõtete kasumimaksu ja 1 eurolt tulumaksu maksustamise. Aga siis jätab rääkimata väga olulise asja, et lisaks sellele, et ajutine käibemaksu tõus jääb kestma, ka seda, et ka see niinimetatud ajutine tulumaksu tõus jääb ka kestma. Sest minu küsimusele peaminister isegi ei vastanud. Kui ma küsisin, kas ta kinnitab Jürgen Ligi, meie rahandusministri sõnu, et tulumaks jääb kestma. Kas tuleb vastav eelnõu valitsuselt Riigikokku? Kui sellisele küsimusele räägitakse absoluutselt kõigest muust, sildistatakse, aga küsimusele ei vastata, siis on ju arusaadav. Sest maksudest rääkimine pole populaarne, eriti vahetult enne valimisi, nagu on Kaja Kallas lausunud. Ja me teame, muidugi Kristen Michal tahab olla populaarne. Praegu kahjuks seda populaarsust rahva seas kuskilt ei paista, nagu ka ei paista seda populaarsust ka antud koalitsioonile. Ma arvan, et tegelikult praeguse valitsuskoalitsiooni suhtumist inimestesse peegeldabki kõige paremini rahandusminister Jürgen Ligi, kes ma mäletan ühele minu küsimusele sellest, et kuidas meil saavad pered hakkama, kui meil tõuseb käibemaks, tulumaks, rakendub automaks, kõik aktsiisid tõusevad. Et kuidas selline pere saab hakkama? Tavaline pere, 2 last, 1 auto, elavad maal. Kui ma sain sellele vastuseks, et see, kuidas konkreetne pere saab hakkama, on 3. järguline võrreldes sellega, kuidas saab hakkama riik. Sellega on ju kõik öeldud. Inimesed, pered, see on osa Exceli tabelist. Aga teate, mis on veel eriti paradoksaalne? Reformierakond, Kristen Michal ründab, et kui sa ei toeta julgeolekumaksu, kui sa ei toeta maksutõuse, siis sa oled üldse selle vastu, et meil oleks parem julgeolek. Sa ei saa aru sõja mõjust, sa ei saa aru nendest ohtudest. Et ma arvan, et Kristen Michal ei ole see inimene, kes tuleb rääkima meile, kas meie saame aru või ei saa aru sõja mõjust. Meil on sugulased Ukrainas pommide all. Ja võib-olla see pole see koht, kus tulla rääkima meile sellest, millised on ohud. Ministrid, kes pole siiamaani suutnud kinnitada, kuhu raha reaalselt läheb julgeolekumaksust. Iga kord on erinev jutt. See, kus meil eelarve on täiesti läbipaistmatu, kus meil erikomisjonides arutatakse seda, et mis on toimunud laskemoona hangetega. Ja kõige olulisem aspekt, ma paluks 3 minutit lisaks. 3 minutit lisaks. Millele pole üldse tähelepanu pööratud. Meil on vahepeal nende maksude tulemusel kasvanud kuritegevus. 10 aastat oli kuritegevus Eestis langustrendis ja nüüd on see jälle kasvamas. Ja kasvanud on vargused, nende
ja nende inimeste hulk, kes täna ütlevad, nad varastavad seetõttu, et neil ei ole muidu raha toidu ja esmatarbekaupade ostuks. See on tänane olukord. Ja nüüd meile öeldakse, et teate, aga käibemaks ja tulumaksu tõus jäävad püsivaks. Selle tulemusel sotsiaalmajanduslik olukord halveneb veelgi, vargused kasvavad ja see on oht sisejulgeolekule. Mitte keegi ei räägi sellest. Ehk siis paradoks on selles, et meie julgeolekumaks tegelikult tekitab sisejulgeoleku riski. Rääkimata sellest, mida ma ka juba mainisin eelnevalt, kahjuks kõigi nende maksutõusudega inimeste kaitsetahe on vähenemas. Ja need on need küsimused, mis tegelikult vajavad kiires korras lahendamist. Kuidas me aitame meie inimesi? Kuidas me tõstame nende kaitsetahet? Kuidas me sidume ühiskonda? Et iga Eesti elanik, iga meie inimene tahaks panustada siia ühiskonda ja oleks valmis Eestit kaitsma. Aitäh! Aitäh!